Tere hommikust ja tere tulemast kuulama veebiseminari Kuidas teha majandusaasta aruanne Merit Activas. Mina olen Annike Tolmats, olen tänase seminari moderaator. Tänase seminari viib läbi Diana Sopä, kes on Merit Activa konsultant. Nii et mul on väga hea meel, et teid on juba siia nii palju kogunenud. Kindlasti koguneb teid veel. Et ma alustuseks teekski teile ühe küsitluse. Mul on siis ette valmistatud 6 küsimust. Esimene küsimus on, et ma olen raamatupidaja, ettevõtja, muu, mis programme kasutan. Seal on mitu õiget vastust, nii et kui te kasutate mitu programmi, võite panna ka mitu programmi, et siin on valikus Merit Activa, Standard Books, Directo, Simple Books, muu. Miks osalen tänasel veebiseminaril? Majandusaasta aruanne veel esitamata, tahan saada selgeks kõik nipid trikid, tundus huvitav, sõber soovitas, kui kaua olen Merit Activat kasutanud, kuni 1 aasta, 2–5 aastat, 6+ aastat, ei kasutagi veel. Kas kasutan ka Merit Palka? Jah, ei. Kas tulen 4. mail tasuta veebiseminarile Merit Palk, Jester, Begin, tööaja arvestus? Jah, ei, mis see veel on? Tänase veebiseminari kestvus on maksimaalselt 1,5 tundi, aga ma usun, et meil läheb isegi vähe, et saame umbes tunniga hakkama. Tänasel veebiseminaril ei ole traditsioonilist küsimuste-vastuste vooru lõpus, vaid kogu veebiseminari vältel saate te küsimusi esitada. Siin lehe all osas on Q ja A. Ja seal all me palume teile siis küsimusi esitada, et palun mitte esitada chatis, sest kuna osalejaid on nii palju, siis need küsimused võivad ära kaduda, vaid küsida seal Q ja A all. Et meiega on täna ka siin Ekaterina Schlegel, kes siis kirjalikult kõigile teie küsimustele vastab ja ma soovitan küsida kohe, kui mingi küsimus tekib, sest kui veebiseminar saab läbi, siis enam ei ole küsimuste-vastuste vooru. Aga otse loomulikult, kui teil pärast veebiseminari on küsimusi, siis kõik küsimused on oodatud Meriti klienditukke, et nad on seal valmis aitama. Et kuna see võib-olla veebiseminari teema on ka selline natuke spetsiifilisem, et ka küsimused võivad olla spetsiifilisemad, siis on väga raske neile laivis suuliselt vastata, et kirjalikult on kindlasti igale olukorrale peale vaadata oluliselt parem. Nii, ma vaatan, et siin on juba 260 inimest vastanud, 77% osalejatest, et ma näen, ma arvan, et võimegi siin täitsa jagada teiega ka tulemusi. Et nagu näha, siis 51% osalejatest on raamatupidajad, 39% ettevõtjad, võimalik, et mõni raamatupidaja määratles ka enda ettevõtjana, sest tegelikult paljud raamatupidajad on ju ka ettevõtjad. Siis 94% on Merit Activa kasutajad, 16% on kirjutanud muu, need, kes kasutavad midagi muud, et võivad chati kirjutada, et mis muud siis kasutatakse. Miks osalen tänasel veebiseminaril? Paljudel on veel majandusaasta aruanne esitamata, paljud tahavad saada kõik nipid-trikid selgeks. Kindlasti Diana näitab teile kõik nipid-trikid ja kui teil on esitamata, siis miks mitte juba ka samm-sammult teha Dianaga kõike kaasa. Otse loomulikult me ka salvestame veebiseminari, me lisame selle üles Merit Tarkvara YouTube'i ja lisaks me saadame kõigile registreerinutele ka salvestuslingi. Ilmselt see juhtub umbes nädala pärast. Ja kindlasti jagame veebiseminari ka Meriti Facebookis ning lisame Meriti kodulehele Activa videojuhendite alla. Nii, ja tundub, et siin 42% on 2–5 aastat kasutanud Meritit, 29% all kuni aasta ja 6+ aastat 25%. Ja 49% kasutab ka Merit Palka, 51% mitte, et juhul kui te ei tea, siis Merit Palk on palgaprogramm, täiesti eraldiseisev programm Merit Activas, küll aga neid on võimalik ühildada ja andmeid saata omavahel
Ja näiteks ka infoks, et kui teil on 1 kuni 2 töötajad, siis Meripalk on alati 1 kuni 2 töötajaga tasuta. Ja viimane küsimus, kas tulen ka 4. mai veebiseminarile, et 4. mail siis toimub meil veebiseminar Meripalga, Jesteri ja Beginiga. See on pigem mõeldud siis neile, keda huvitab palga ja tööaja arvestus. Et kui teil on huvi, siis Meriti kodulehel koolituste all on ka selle veebiseminari siis registreerimislink. Et pange, kui on vähegi huvi, siis pange end kirja. Et kindlasti seal me näitame, kuidas siis 3 tarkvara panna omavahel tööle. Nii, aga ma usun, et siin on piisavalt aega olnud, et kõik on saanud koguneda, et ma annaksingi nüüd sõna üle Dianale. Palun, Diana. Tere ka minu poolt. Mina olen Diana Soppe, nagu Annika juba tutvustas ja töötan Merit Tarkvara klienditoe konsultandina juba, ma ütleks, et kuskil 10 aastat või isegi peale. Et siis tänase veebiseminari teemaks on majandusaasta aruande koostamine ja selle käigus vaatame, missuguseid aruandeid saab kasutada raamatupidamise saldode kontrollimiseks ja kuidas saada programmist majandusaasta XBRL fail ja see ettevõtte portaali üles laadida. Et kuidas muudab Meriti programmidega töötamine teie majandusaasta aruande koostamise ja esitamise lihtsamaks? Et esiteks on meil pangatehingute import, et meil ei pea pangatehinguid käsitsi sisestama. Saate kogu aasta tehingud importida XML failist, mille saab tuua internetipangast või kasutada pangaga otseühendusi, kus panga väljavõtteread importitakse programmi automaatselt. Otseühenduse kasutamisel hakkavad read tulema alates lepingu aktiveerimisest ja kui eelnev periood on puudu programmist, siis selle saab tuua XML failiga lisaks. Otseühenduse võimalus on meil LHV pangaga, SEB-ga, Swedbanki ja nüüd ka Coop pangaga. Meil saab kasutusele võtta e-arved. E-arved on väga mugavad, sest need tulevad otse programmi. Seal on kaasas PDF-fail, mida ka siis kuvatakse ja eeltäidetud väljad on seal ka olemas. Et see säästab dokumentide sisestamiseks kuluvat aega ja väldib sisestamisel tekkivaid vigu. Meil on mugavad aruanded, mis teevad saldode kontrollimise lihtsaks. Ja meil saab koostada majandusaasta aruande XBRL faili põhiaruannetest, mille saab ettevõtja portaalis siis üles laadida. Majandusaasta aruande peab koostama iga äriühing. Majandusaasta pikkus on tavaliselt 12 kuud, aga uute firmade puhul võib see olla lühem või pikem, aga ei või ületada 18 kuud. Enamasti kestab majandusaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Majandusaasta aruanne tuleks esitada hiljemalt 6 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Ehk kui ettevõtte majandusaasta on kalendriaasta, tuleks aruanne registrile esitada hiljemalt 30. juunil. Selleks, et majandusaasta aruannet üldse koostama hakata, tuleks raamatupidamisdokumendid sisestada programmi. Mainin ära, et meie programmidel on ka API kaudu liidestamise võimalus, seega andmeid saab vahetada ja tuua teistest tarkvaradest, näiteks lao- ja kassatarkvarast või tööaja arvestuse tarkvarast. Meile teadaolevad API liidestuse pakkujad leiate meie kodulehelt partnerite alt. Et ma näitan teile ka kohe meie kodulehte. Et need partnerid kõik leiate siit ülevalt partnerite alt. Esmalt siis avaneb lehekülg raamatupidajatel, kes on meie partnerid ja kui vajutate API peale, siis siit alt leiate kõik need API liidestuse teinud programmid ja partnerid. Ja kui te sellest nimekirjast ei leia sobivat partnerit, siis
pöörduge ja olete leidnud endale sobiva programmi, siis pöörduge otse selle programmi kasutaja toe poole. Et võib-olla on nendel olemas, aga meil lihtsalt info puudub. Nii, aga siis vaatame programmi. Võtame kõigepealt Activa. Et siin on nüüd niimoodi, et müük sisestatakse alati müügimenüüs müügiarved alla ja ost sisestatakse ost ja ostuarved alla, kui nüüd käsitsi sisestamiseks läheb. Ja ostuarvete puhul ma soovitaks kindlasti eelkõige e-arveid ja ka kõigi paber- ja PDF-arvete digiteerimist. Et nende kasutuselevõtuga on võimalik märkimisväärselt oma aega tegelikult kokku hoida ja kuna väljad on eeltäidetud, siis ka vigade tekkimise võimalust vältida. Enamus digiteerijaid on praeguseks teinud meiega ka liidestuse. Näitan, kuidas näeb välja programmi tulnud e-arve ja mis sellega edasi peaks tegema, et kõik need e-arved ja digiteeritud arved tulevad siia ost ja kinnitamata ostuarved alla. Minul on siin 5 head näidet, millega saab ka muid programmi funktsioone näidata. Et esimene on meil siin ordiarve ja see on põhivaraost. Ja siin on peal ka üks selline klaviatuuri ja hiire selline komplekt, et mis põhivarasse ei lähe. Ehk siis nüüd peaks panema põhivaraostu puhul kindlasti sisse linnukese põhivaraost ja artikli nimetuses siis peaksime valima nüüd selle põhivara, mis ostetakse. Mul siin seda põhivarakaarti veel sees ei ole, et oluline on seda jälgida, et kui te hakkate nüüd seda põhivaraostu sisestama, et siin programm pakuks põhivarade nimekirja siin kohe ees, et siin on võimalik valida ka näiteartikleid, et siit siis põhivara ei sisestata. Nii, vajutame siia põhivaraostu peale ja lisame uue põhivarakaardi ka. Et nimetus oli meil siis Ordi Pro. Inventari number on 3, põhivaragrupp läheb arvutisüsteemid, lineaarne ja kulumiprotsent aastas tuleb tegelikult selle grupi arvutid ja arvutisüsteemid seadistusest, et kui on vaja, siis seda saab siin muuta. Ja lisame põhivarakaardi. Nii. Põhivara on siin nüüd peal, kontod on kõik õiged, aga käibemaksumäära kindlasti tuleks ära vahetada. Et see ettevõte, kus ma nüüd seda asja näitan, see on käibemaksukohustuslane ja valime siit põhivara käibemaksu, et siis ta läheb käibedeklaratsioonil ka õigetele ridadele. Siia tuleks valida nüüd näiteartiklite all, paneme siia väike vahendid, sest see on nagunii nulliga ja sellele ka väike vahend. Ehk siis artiklite vahetamine, kui ta näitab alguses põhivarasid, siis käib siit alt. Et kas siis põhivaraostu artikleid tahame või siis põhivara juurest näiteartikleid, siis näeb tavalisi artikleid. Nii. Nüüd nagu näha, siis siin üleval on kõik ilusti eeltäidetud vastavalt sellele arve saatja e-arvele. Siin on võimalik muuta kande kuupäeva, kui on vaja. Näiteks telefonioperaatorid saadavad arveid tihtipeale uuel kuul, aga mul on vaja see kulu saada eelmisesse kuusse, et siis siin saab vahetada seda kande kuupäeva. Ja siia saab panna ka peale makseviisi, et kui näiteks kassast on makstud, kui näiteks aruandev isik on maksnud, siis aruandva isiku tasumine tuleb ka siit peale panna, et see Mart Murakas näiteks on meil siin aruandev isik. Ja siis salvestame ostuarvena ära, et ma ütlen seda ka, et kui nüüd see arve on kinnitamata ostuarvete all, siis tema kohta ei ole veel koostatud raamatupidamiskannet ja kui ma nüüd salvestan selle ostuarvena, siis koostati kanne. Nüüd teine arve on meil kindlustus. Et kindlustuse periood on tavaliselt hästi pikk, mille peale see väljastatakse, et see konkreetne arve on nüüd aasta peale,
et seda peaks siis periodiseerima. Nüüd valiks siia sellise artikli, mis on seotud ettemaksetega. Et ette makstud, tavaliselt on siin ette makstud sõna ees, valime siit ette makstud kindlustus. Ja kui kontoks on nüüd ette makstud konto, et siis bilansikirje all ette maksud, siis programm pakub selle arve periodiseerimist peale selle ostuarvena salvestamist. Ma näitan teile seda ka, et salvestame selle ostuarvena ära. Ja läheme nüüd ost- ja ostuarved. Siin see arve on. Ja nagu näha, siis see nupukene on siia ilmunud. Kui me siia vajutame, kerime seda natuke allapoole, et seda perioodi oleks näha. Ja periodiseeri kulud. Nüüd 12 kuud on see perioodi algus tuleb 11.02 nagu arve peal ja kulukontoks siis läheb see, kuhu see ettemaksu kontolt siis periodiseeritakse, et see on nüüd autode kindlustus. Ja kui me vajutame nüüd periodiseeri, siis programm näitab siin, mitu kannet ta teeb, et iga rea kohta koostatakse eraldi kanne iga kuu kohta. Ja kui nüüd vajutada salvesta, siis ta teeb need raamatupidamiskanded pearaamatu kannetesse ära. Ja siit selle sinise teksti peal vajutades saab siis neid kandeid vaadata. Ja meil jäi sinna veel 3 kinnitamata ostuarvet, et Telia. Siin Telia arve peal on hästi palju ridu tavaliselt, et siin on hea näidata nüüd sellist head trikki nagu koondaread. Siin on võimalus nüüd käibemaksude lõikes koondada ja artiklite ja käibemaksude lõikes, et mina valin käibemaksude lõikes, et see artiklite lõikes koondamine tähendab seda, et siin allpool on nüüd algdokumendi artikkel näha, et ta võtab kõik ühesuguse algdokumendiga artiklid kokku ja lisaks veel vaatab käibemaksu siin peal. Et mina valin praegu käibemaksude lõikes, jäigi ainult 2 rida alles. Nii, siia paneme siis telefoni kulu ja siia muud autodega seotud kulud. Ja kui nüüd tuleb välja, et programm ei koondanud neid ridu sedasi, nagu teil oli plaanis, siis siit nupu kaudu saab seda koondamist ka tühistada. Nii, aga salvestame ostuarvena ära. Siis on siin üks välismaa tarnija arve. See on nüüd ühenduse sisese käibe, et see tuleb käibedeklaratsioonil ühenduse sisese käibena deklareerida. Et selles kindlasti veenduge enne üle, et kas teil parajasti saabunud arve on ühenduse sisene käive või ei ole. Et mis siin tähtis on see, et tarnija kaardil, ma näitan ka, et tarnija kaardi saate siis avada siit, kui te sinise teksti peale vajutate, et siin oleks nüüd käibemaksukohustuse linnuke sees, käibemaksu number olemas ja riigiks oleks nüüd valitud see õige riik, mis arve peal on. Salvestame ära. Ja selleks, et see nagu siis pööritamine või ühenduse sisese käibe nagu deklareerimine käib, siis selleks on vaja meil kõigepealt valida artikkel, siia IT-teenused ja käibemaksumäär on siin väga tähtis. Kui läheb pööritamisele see arve, siis valite kindlasti 20% käibemaks arve peale. Nii, ja salvestame ostuarvena ära. Ma näitan ka seda, et mille järgi te saate aru, et see arve on nüüd pöördmaksustatud. Et kui nüüd see arve siit avada ostuarvete alt, siis siin üleval kõikidel dokumentidel on kanne ja kandenumber. Kui selle nupu peale vajutada ja kui siin sees on pöördkäibemaksu kanne, siis läheb ta ilusti käibedeklaratsiooni. Nii. Ja viimane kinnitamata ostuarve on meil siin veel. See on täiesti tavaline ostuarve. Siin isegi ei ole vaja ilmselt pikalt jutustada. Tegu on ruumide rendiga.
arvete numbrid, kuupäevad, kõik on olemas. Ja nüüd salvestame ostuarvele. Ja pangamaksed soovitame teha läbi panga väljavõtte impordi, mitte sisestada käsitsi. Et te hoiate sellega märkimisväärselt oma aega kokku ja taaskord ei ole võimalik käsitsi sisestamisel tekkivaid vigu impordi korral teha. Nagu ma eelnevalt mainisin, siis otseühenduse võimalused on meil Swedbanki, SEB, LHV ja Coop pangaga. Ja otseühenduste aktiveerimine käib maksed ja pangad menüüs. Ja seda liidestamist peaks siis tegema programmis esmalt juhatuse liige. See on nüüd esmakordsel autentimisel üldse kõikide otseühenduste korral on nõutav siis esimesel korral juhatuse liikme allkiri. Et kui minna näiteks võtta see Swedbank siit lahti, siis loo otseühendus pangaga linnuke. Et siin on iga panga puhul on ka väikene lisatekst, et mis täpselt tegema peab. Kas pangas peab midagi tegema ja kui nüüd panna see loo otseühendus pangaga linnuke sisse, siis tulebki see autentimise aken. Nüüd paljud kindlasti mõtlevad, et kuidas ma selle juhatuse liikmega nüüd saaksin ühendust, et teda siin ei ole, ta asub näiteks Tallinnas, mina olen Tartus, siis tegelikult saab sellele juhatuse liikmele anda ka ligipääsu piiratud kasutajana ja see piiratud kasutaja saab tulla ja lihtsalt selle aktiveerimise ise ära teha. Ja kõik järgmised otseühenduste aktiveerimised, näiteks e-arved, pankadega otseühendused, need saab siis raamatupidaja juba ise järgmine kord teha. Et sellel ettevõttel on panga väljavõtte impordis ka mõned read, et näidata teile, kui lihtne see tegelikult on, kes veel ei kasuta. Et selleks siis tuli minna maksed alla ja Swedbankis on panga väljavõtte impordis meil 12 rida. Võtame selle lahti. Ja siin on tegelikult näha, et siin on juba rohelised read. Need rohelised read tähendavad seda, et programm on osanud need ise juba ära siduda, et nendega kasutaja enam tegelema ei pea. Üks nipp siin on, et kui te palgaprogrammi näiteks ei kasuta ja teete käsitsi pangas siis neid töötasu ülekandeid, siis kui te panete kirjeldusse töötasu, siis programm oskab ise selle õige kontoga, õige võlakontoga siis ära siduda. Ja lühidalt, et võlgnevuste veerus nüüd, siin on võlgnevused, eks ole, ja võlgnevuste veerus käib nüüd arvete sidumine. Kõikide võlgnevuste sidumine ja võlgnevustega on niimoodi, et võlgnevused tekivad siis näiteks müügiarvetest, ostuarvetest. Aruandvad isikud on samuti kõik alati võlgnevuste alt ja Maksu- ja Tolliametiga maksuvõlad ka ja maksud ettemaksud ka. Ja muude alt lähevad nüüd kõik muud, no näiteks laenude maksed. Selle kohta seda arvet ei väljastata, teenustasud, no need oskab programm juba ise ära siduda, et kui vaadata siia korra sisse pangateenustasu, siis programm oskab selle ise ära panna ja siin saab valida siis kontot. Ja kindlasti, kui on olemas arve, siis muude alla ei lähe seda siduma. Et muidu lihtsalt tekib see, et mul on nüüd arve, mul on ettemaks siit muude alt pandud, siis ma ei saa neid kahte tasa arveldada. Aga paneme siis selle Mart Muraka ettemaksu siia ära, et lähme võlgnevused alla. Siin on nüüd tehingud tarnijatega, aruandev isik on tarnija ja valime siia Mart Muraka. Ja kuna tegu on ettemaksuga aruandvale isikule, siis see summa läheb siia. Programm juba näitab, et erinevus on 0, salvestame selle ära ja rida läks ilusti roheliseks, see tähendab, et sellega on kõik hästi. Siin oli meil ka üks arve ja ostuarve siis. Tarnijale maksti ostuarve eest ja lähme nüüd võlgnevustesse, kuna see on arve. Valime siia selle tarnija. Nüüd on 2 arvet, et siit ülevalt on näha ka seda selgitust, et valime selle arve, mille eest on tol hetkel makstud. Paneme linnu ja salvesta. Nüüd
siin on klientidelt laekunud, need las praegu jääda ja ülekanne ühelt pangakontolt teisele, et see on mõttekas panna muude alt, sest selle kohta pole arvet, see on lihtsalt raha liikumine. Ja nüüd konto on meil siin raha teel, et kui teil tuleb näiteks panga väljavõtte import ühest pangast teise panka, siis kui ma valin selle 1080 konto raha teel, siis see on selline vahekonto, kust raha tuleb ja raha ka läheb. Et see peab lõppkokkuvõttes olema siis 0 ja kui mõlemast pangast panna, siis tuleb lõpptulemuseks 0. Ja nii kaua, kuni need read on nüüd siin panga väljavõtte impordi aknas, nii kaua selle kohta ei ole koostatud raamatupidamiskannet. Ja kui ma nüüd vajutan kinnita, siis programm kinnitab need ära ja koostab pearaamatukandet. Nüüd need read, mis siia alles jäävad hallina, need võivad siin olla. No kui näiteks ei ole arvet hetkel sisestatud või ei ole tulnud e-arvena, et siis pärast saab nendega tegeleda. Nii, otseühenduste osas ma veel mainiks ära, et meil on olemas ka käibedeklaratsiooni otse maksuametisse saatmise võimalus. Ning DST-d saab palgaprogrammist otseühendusega maksuametisse saata. Ja kui ettevõttes on töötajaid ja kasutate ka meie palgaprogrammi, siis palgakanded tuleks Meritpalgast Aktivasse saata igakuiselt. Ja nüüd asume siis nende seadistuste kallale, et lähme vaatame üle majandusaastad, et nüüd see hammasratta märgikene, siin on meil seadistused. Ja finantsiseadistuste all on siis majandusaastad. Et kui on nüüd selline variant, et see ettevõte on loodud 2021. aasta peale 30. juunit, siis tal on õigus esitada see majandusaasta aruanne pikendatud perioodi kohta. Kui selline variant nüüd on, siis tuleks lahti võtta majandusaasta ja lihtsalt muuta see alguskuupäev ära. Et no oletame, et siin alustati tööd oktoobris, et siis panetegi selle oktoobri kuupäevaga, millega see ettevõte registreeritud on. Ja lõpp jääb ikkagi 2022 aasta lõpp. Nii, ja siis võib ära salvestada. Siis majandusaastatega sai nüüd korda. Müük, ehk siis tuleks üle vaadata, kas meil on mõni müügiarve, mõni ettemaks jäänud tasaarveldamata või äkki on meil mõned väikesaldod jäänud. No näiteks klient on maksnud sendikese rohkem või olete teie maksnud ühe sendikese rohkem või vähem tarnijale. Et selleks nüüd vaatame kõigepealt üle müügi. Lähme müük, kliendi võlgnevuste aruanne. Siin kiirvalikust valime eelmise aasta lõpp. Ja selliseid tasaarvelduste vajadust on kõige parem näha, kui järjestuseks panna klient. Koostame uuesti aruande, et siin on kohe näha klientide lõikes, mis siin siis nendel see lõpptulemus on. Et siin on Merit Tarkvarale tehtud ettemaks. Ettemaksed on alati miinusega. Ka kreeditarved võivad olla miinusega, et kui tekib mingisugune küsimärk, et kas see nüüd ettemaks või arve, siis saab siia dokumendi numbri peale vajutada. Ja kui tuleb nüüd panga nimetus Swedbank siia ette või mingi teine pank, siis on selge, et see on ettemaks. Ja arve vaade on siis selline, et tulebki päris see arve ette. Nii et siin oleks meil nüüd vaja tasaarveldada Merit Tarkvara ettemaksu ja arvet. Kooraga pole midagi teha ja siis on meil siin üks keskkonnateenuste arve, mis läheb ilmselt uuel aastal tasumisele. Teeme need tasaarveldused pärast, vaatame kõige enne üle ka ostu- ja maksuvõlgnevuste aruande, siis on mitu kärbest ühe hoobiga. Et ostuvõlgnevust siis saab vaadata ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne alt. Jällegi võtame eelmise aasta lõpu ja järjestus on tarnija. Nüüd siin on kõik võlgnevused, siin on nii aruandvad isikud kui ka maksuvõlad. Et nagu ma enne ütlesin, jälle miinusega on ettemaksud, plussiga on arved.
ja siin on jällegi see, et kui on mõni kreeditarve, siis see on ka miinusega. Nüüd siin oleks meil vaja siis teha aruandva isikuga üks tasaarveldus, kuna siin on ettemaks 50 eurot ja 100 eurot on siis see võlg talle ja üks väike saldo on siin ka Selverile 1 sent, juba päris vana ka. Ja maksuvõlgasid me praegu ei vaata. Aga lähme siis tasaarveldusi tegema, et lähme siis maksed. Ja siin on selline koht nagu tasaarveldus klientide tarnijatega ja valime uue makse. Siin mina teen need tasaarveldused nüüd eelmise aasta lõpuga 31.12. Ja siin on jällegi üks hea nipikoht, et on selline linnukene, näita ainult pluss- ja miinusridadega kliente. Tarnijatel on sama lugu, kui see sisse panna, siis programm toob nähtavale ainult need kliendid ja tarnijad siis, kellel on miinus- ja plussridasid. Siin nüüd tasaarvelduse tegemiseks paneme sisse märgilinnukesed. Siin programm näitab ka summat all kokku, et see peab tasaarveldust nagu salvestades olema alati 0. Et siin selle näite puhul on mõlemad summad samad. Üks on siis miinusega, teine plussiga, teeb kokku ilusti 0. Salvestame ära. Ja nüüd uue maksena meil oli tarnijal ka vaja õigemini aruandval isikul teha üks tasaarveldus. Et siin on see linnuke juba sees, kuna siin on nüüd selline lugu, et ettemaks on nüüd väiksem kui see võlg, siis ma panen kõige enne linnukese sellele väiksemale summale ja iga rea summa lahtrisse saab ise kirjutada summa. Et kuna siin on -50, siis siia ma pean kirjutama 50, et see asi tuleks kokku ilusti 0. Salvestame ära. Nüüd tasaarveldustega on kõik. Lähme uuesti maksete valikusse. See on nüüd sama vaade, mis avaneb siis, kui lähete maksed. Ja väikesaldode mahakandmises oli meil tarnijal üks 1 sendine ettemaks. Siin nüüd uus makse jälle vajutasin ja tehingu liigiks on tehingud tarnijatega, sest tarnijate all oli dokumendi kuupäev aasta lõpp ja siin on näha kohe see 1 sendine Selveri ettemaks. Märgime selle ära, salvestame, vaatame korra kannet, väikesaldode mahakandmise teebetisse. Sellega on korras. Nii, siis ostu ja müügi võlgnevusega on nüüd korras ja järgmiseks võtame lao. Et laoga on siis selline lugu, et lao seisus siis tuleb teha inventuur vähemalt iga aasta lõpus ja inventuuri tulemusi võrreldakse laoseisu aruandega programmis. Kui on erinevusi, siis tehakse lao liikumiste kaudu lisakanded laoseisu vastavusse viimiseks programmiga. Et kõige lihtsam viis nüüd vaadata laoseisu on laoseisu aruanne siit. Võtame jälle eelmise aasta lõpu, et siin ta nüüd kuvab kõikide ladude, olenemata sellest, mis kontol nad on, kõik kuvab ühes aruandes. Et kui on nüüd selline lugu, et need lao artiklid või lao kaubad on erinevatel raamatupidamiskontodel, siis kõige parem oleks sellist asja võrrelda nüüd ladu ja laoseisu kontrollaruanne. Et siin saab kohe valida, et missuguse konto seda laoseisu ma tahan. Ja minul on siin praegu üks ladu ja kui siia midagi ei vali, ühtegi kontot, siis ta toob kõik laokontod siia järjest. Et valime siia eelmise aasta lõppu koosta aruanne ja nüüd ta näitab seda kontot siin kenasti. Nüüd ma ütlesin enne, et tuleb vastavusse viia selle inventuuri tulemustega, et selliseid kandeid saab siis teha ladu ja lao liikumised all. Uus lao liikumine, dokumendi kuupäevaks siis inventuuri kuupäev, liigiks
sissetulek või väljaminek vastavalt siis sellele, kas tuleb seda kaubakogust suurendada või kaubakogust vähendada. Ja sellega siis need asjad inventuuriga kooskõlla viia. Nüüd üks asi kindlasti, mida ma pean mainima, on see, et kui laoseisu aruandes on mõni kaup miinuses, siis tegelikult ei saa mitte ükski kaup olla miinuses, eks ole. Et sellised miinuskogused tuleb kindlasti ära likvideerida. Ja kõige lihtsam neid leida on see, et kui ma võtan selle laoseisu aruande, võtan selle Excelisse ja siis laoseisu järgi siis järjestan need laoartiklid sinna ära. Ja kui nüüd inventuur on ilusti sisestatud, kõik puudujäägid, ülejäägid on vastavusse viidud inventuuriga, siis tuleks teha kindlasti ladu ja omahinna ümberarvestus. Et seda peaks tegema igakuiselt ideaalis, aga kui nüüd seda iga kuu ei tule meelde teha, siis vähemalt korra aastas enne majandusaasta aruande koostamist. Et siis programm arvestab kõik need sissetulekud, väljaminekud siis õigete hindadega ära. Artiklifilter on siin kõige esimeseks valikuks, et siit ei pea nüüd valima mitte midagi. Et siis ta teeb kõikidele laos olevatele artiklitele selle ümberarvestuse ja see lahter on hästi tähtis jälle. Et kui mul on näiteks Aktivas nüüd 3 aasta raamatupidamine, ladu on 3 aastat juba olnud, siis ma praegu teen 2022 aasta aruannet ja 2021 aasta aruanne on mul juba tehtud. Et siis sellisel juhul peaks kindlasti panema siia alguseks 01.01.2022, et selline kuupäev, mis jääb juba esitatud majandusaasta aruandest siis välja. Ja kui nüüd vajutad omahinna ümberarvestus, siis programm teeb selle kohe ära. Kuna mul oli artikleid hästi vähe, siis see toimis isegi poole sekundiga. Et kui nüüd on neid artikleid rohkem, kus omahinna ümberarvestus toimima, siis ta võib täiesti siia nii-öelda panete need aknad kinni ja kui nüüd programm saab selle lõpetatud, siis ta annab vastava teate, et võite rahulikult oma asju senikaua edasi teha. Ja teine asi, mis teha, on ladu ja lao koguse ümberarvestus, et see teeb need kogused, viib vastavusse siis sellega, mis laos hetkel on. Et selle tegemiseks vajutate lihtsalt nupu peale ja ta teeb ikkagi päris kiiresti selle ümberarvestuse ära. Nüüd laoga on nüüd ühel pool ja võtame järgmiseks põhivara. Et põhivarades peaks kindlasti kõige enne vaatama, kas amortisatsiooni arvestused on aasta kohta tehtud. Et selleks tuleb minna siis põhivara amortisatsiooni arvestus. Ja siit on nüüd näha, et novembri amorti arvestus on siin viimane ja me peame detsembri kohta veel lisama uue juurde. Ja salvestame selle ära. Lisaks tuleks vaadata nüüd kriitilise pilguga ära oma põhivarade nimekiri. Et selleks võtame põhivarade nimekiri, eelmise aasta lõpp ja et kas siin on mõni selline põhivara, mis ei ole enam kasutuskõlblik, on vaja maha kanda. Et kui on näiteks maha kanda vaja, siis maha kandmine käib nüüd siit põhivara alt ja põhivarade maha kandmine. Minul hetkel ei ole vaja ühtegi maha kanda, aga maha kandmine käib siis uus põhivara maha kandmine nupu kaudu. Dokumendiks kirjutate siia lihtsalt midagi, kas selle põhivara nime või inventuur, näiteks aasta inventuur. Dokumendi kuupäevaks võib panna aasta lõpu ja siia siis valite selle põhivara, mis on vaja maha kanda. Ja peale salvestamist siis programm teeb kanded ära, kõik kenasti lõpetamise kanded ja kannab selle siit põhivara moodulist maha. Nüüd oleme jõudnud siis nii kaugele, et tuleb hakata võrdlema saldosid. Et selleks
Minule meeldib kasutada käibeandmikku, sest käibeandmikus on näha nii aktiva kui passiva kui tulu kui kulukontot. Ma tean, et osad kasutavad bilanssi, aga siin on bilansi puhul siis ainult bilansikontod ja kasumiaruande puhul ainult tulu-kulukontod. Et võtan praegu selle käibeandmiku siit eelmise aasta kohta. Ja selleks, et meil seda asja natukene parem võrrelda oleks, võtan sellest PDF-faili. See jääb siis siia lahti ja hakkame siis siit järjest minema. Et see käibeandmik on selles mõttes ka hea, et siin on käibed näha, et debetkäive, kreeditkäive, algsaldod samuti ja lõppsaldod on siis nendes kahes viimases veerus. Esimene meil on nüüd kassa, et kassa seis peaks olema päriselt rahaseis aasta lõpuga. Kindlasti ei tohi olla kassa miinuses, sest raha ei saa olla miinuses. Ja vaatame need rahakontod siis kõik üle, et siin on nüüd pangakontode seisud ka, meil on 3 pangakontot, et kui nüüd pangakontode lõppsaldos, teen selle siniseks, on mingisugune vahe ja kui näiteks aasta aega pole väikeste ettevõtete puhul seda näiteks kontrollitud, siis kõige lihtsam selliseid vigu otsida on siis tegelikult bilanss. Kui ei tea täpselt, kust see vahe tekib, siis bilansi kaudu perioodiks kuu, perioodide arv 12, et ta tooks kõik aastakuud siis sinna eraldi näha oma saldodega ja lõpu kuupäevaks läheb 31.12.2022. Ja võiks olla ka see detailse linnuke siin sees, et siis ta näitab kõiki kontosid siin eraldi. Ja siit saab siis ilusti kuude kaupa näha, et mis see saldo siis on olnud nendel kuupäevadel. Ja kõrvale siis võtta internetipank ja näiteks 31.07 vaadata üle, kas siis juulis klapib. Kui seal klapib, siis võtate kuu edasi ja kui kuu on käes, mil see asi nagu käest ära läheb, siis saab võtta juba käibeandmiku selle kuupäeva järgi ja kõrvale internetipanga, et siis selle järgi on hästi hea kontrollida. Et kõik sellised vea otsimised tuleks nagu kindlaks teha, et mis kuupäeval see tekib ja siis saab hakata juba vaatama selle kuu või selle päeva tehinguid. Et päevatehinguid on kõige lihtsam vaadata ilmselt siit finants ja päevaraamat alt. Nii. Nüüd järgmiseks on meil ostjatelt laekumata arved siin. Ostjatelt laekumata arvete jaoks võtke müük ja kliendi võlgnevuste aruanne. Siin nüüd kuupäev jällegi aasta lõpp ja nüüd võiks järjestuse ära vahetada, panna makse tähtpäeva järgi, sest kliendi järgi tuleb see aruanne kuidagi väga pikk. Nii, koostame aruande ja siin on nüüd näha jällegi miinusega on ettemaks ja võlg on plussiga. Ehk siis ostjatelt laekumata arvete kontosaldo peab kokku minema selle võlgnevuste reaga siin. Ja see ilusti klapib. Kui me siin aruandes juba oleme, siis kontrollime üle ka ostjatelt saadud ettemaksed. Et siin on ta nüüd 100 ja passiva konto peal 2-ga algavad kontod on ostjatelt saadud ettemaksed ka 100, nii et see klapib. Nüüd järgmiseks on maksude ettemaksukonto siin. Et maksude kontrollimiseks on nüüd programmi siseselt kõige parem kasutada ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne. Et siin jällegi aasta lõpp ja nüüd oleks hea siit võlaliigi alt valida võlad maksuametile. Järjestus võib olla tarnija, see sobib ja koosta aruanne.
et miinusega on siis ettemaks ja maksude ettemaksukonto klapib praegu sellega, mis on meil siin maksude ettemaksukontol programmis. Et kui need miinuseid oleks siin mitu, siis kõik need miinused tuleks kokku liita ja see peaks andma selle maksude ettemaksukonto lõppsaldo. Nii, nüüd vaataks üle ka kohe need maksuvõlad, mis meil siin aruandes olemas on. Et tasumisele kuuluv käibemaks on siin järgmine. Ja tasumisele kuuluv käibemaks on meil siin nüüd see KD, see on lühend käibedeklaratsioonist ja see ilusti klapib, et kui jällegi mitme käibedeklaratsiooni eest on võlgnevusi, siis need tuleb kõik kokku liita. Ja need peavad siis andma selle konto saldo, tasumisele kuuluv käibemaks. Kogumispensioni maksevõlg on meil siin 13.02, siin on ka 13.02. Sotsmaks on 214.81, see klapib. Töötuskindlustusmaksed nüüd tuleks kokku liita, neid on siin, üks on töötaja oma, teine on tööandja oma ja seda ma võin öelda, et see ka klapib. Ja viimane on meil üksikisiku tulumaksuvõlg. See on ka siin kenasti olemas õige summaga. Nüüd üks asi on programmi siseselt kontrollida, aga teine asi on nüüd võrrelda neid asju ka Maksuameti reaalse seisuga. Et selleks ma võtsin teile siia paar pildikest Maksuametist. Kõigepealt, kuidas seda üldse võrrelda, et mis aruanded ma peaks sealt Maksuametist võtma. EMTA tekkepõhine saldopäring. Et selle saab siis, kui minna sinna ettevõtte kontole sisse, valida arvestus ja saldopäringud ja kindlasti võtta see tekkepõhise maksuperioodi järgi ja kuupäevaks aasta lõpp. Ja see tekkepõhine saldopäring näeb siis välja meil selline. Paneme selle nüüd siia kõrvale. Et Maksuameti saldopäringus on nüüd selline lugu, et ettemaksukonto jääk on meil siin 35.71. Kui nüüd siin võlgnevuste hulgas on mõni miinusrida, no näiteks olete parandanud, ma ei tea, aasta sees mõnda käibedeklaratsiooni ja see märgitakse siia juhul, kui nüüd see maksukohustus vähenes siia miinusega. Ja ettemaksukonto programmis see 35.71, mis meil praegu on, põhimõtteliselt peaks andma kokku ettemaksukonto saldosid ülevalt, pluss siis kõik need miinused. Ja ettemaksukonto jääk on siis jah, nendest miinustest kokku liidetud summa. Nüüd võlgnevustega on ka see, et kui on mitu võlga, jällegi kokku liita, siin nüüd käibemaks on see, mis ta on. Ma võin juba ette öelda ka, et siin kõik klapib, et niimoodi maksude lõikes tuleks seda asja siis võrrelda programmi saldodega. Kui nüüd siin jällegi midagi ei klapi, siis tuleks jälle võtta kuupäevade nagu lõikes seisuga ja niimoodi kuu haaval siis edasi minnes saab selle probleemi üles leida. Et tihedamad probleemid on see, et näiteks on makstud mingisugust intressi, pole programmi üles võetud ja ettemaksukonto on väiksem. Et neid probleeme on muidugi mitmeid, aga millest ma kõikidest ei jõua rääkida. Ja Maksuametiga on selles osas siis kõik. Nüüd jõudsime edasi müügiks ostetud kaupade juurde, et minul on siin üks konto. See on lao seis rahas, et võtame siis siit programmist ladu ja laoseisu aruanne.
Kui mitu kontot on, siis võtate selle laoseisu kontrollaruande. Laoseisu kuupäevaks siis eelmise aasta lõpp, koostearuanne. Et nüüd see laoseis rahas kokku peab andma mul selle, mis on lõppsaldo Deebetis müügiks ostetud kaupade kontol. Ettemaksed tarnijatele, need meil jäid nüüd vaatamata, vaatame need ka üle. Et ostu all läheme nüüd ostu- ja maksuvõlgnevuste aruandesse. Kuupäevaks läheb 31. detsember, nagu ikka, ja nüüd võlaliigiks valime võlad tarnijatele. Koostame aruande. Siin võib võtta siis jälle maksetähtpäeva järgi. Ettemaksed tarnijatele peaksid olema nüüd kõik need miinussummad siin kokku liidetud, välja arvatud kreeditarved, et kreeditarved sisalduvad nüüd võlad tarnijatele saldos. Minul siin ühtegi kreeditarvet ei ole. Ettemaks kenasti klapib sellega, mis on kontol ja võlad tarnijatele, vaatame ka siis korraga üle, on 683,1, täpselt nii nagu on siin. Nüüd jäime siis põhivara juurde. Et põhivara kontrollimiseks on kõige parem kasutada nüüd siit põhivara ja põhivarade koondaruannet. Et võtame siit eelmise aasta ja siin ta näitab tegelikult soetusmaksumust ja arvestatud kulumit, likvideerimist, lisandumist, et siin on selline koondaruanne, kus on kõik nende põhivarade liikumised näha. Et nüüd, mis meie siit praegu vaatame, siin on näha, et transpordivahendid on saldoga olnud, aga nüüd on nullis. Ja siin koondaruandes on ilusti gruppide kaupa ka välja toodud need põhivarad. Transpordivahendites on siis lisandumine olnud 2022 aastal ja ka likvideerimine. Et ma võin öelda, et see oli müük. Ja vaatame, et ta nüüd ilusti oleks nullist. Soetusmaksumus, et mida meie siit vaatame, on nüüd soetusmaksumus 31.12.2022, et transpordivahendid kokku soetusmaksumuses peaksid siis andma selle 1830 lõppsaldo, mis on ka käibeandmikus kenasti 0. Ja põhivara müügi puhul on jällegi see, et kui te müüte põhivara, mis on põhivara moodulis üleval, siis kindlasti jällegi panna müügiarve peal see põhivara müügilinnuke sisse. Et siis programm teeb ise lõpetamise kanded ja kannab sellest põhivara moodulist maha. Ja transpordivahendite akumuleeritud kulum peaks olema ka 0 nagu siin konto peal ja kogu kulum 31.12.2022. See siis need kaks tükki peaksid omavahel klappima. Nüüd järgmiseks grupiks on meil arvutid ja arvutisüsteemid. See on nüüd soetusmaksumuse konto. Ja soetusmaksumus 31.12.2022 peaks siis klappima sellega, need kenasti klapivad. Ja kogu kulum 31.12.2022 peaks siis akumuleeritud kulumikontoga ka olema võrdne, mis meil praegu siin ongi, et akumuleeritud kulumikontod on alati miinusega. Nüüd võlad tarnijatele sai meil üle vaadatud, nüüd on palgavõlg. Et selleks, et nüüd seda asja siin kontrollida, lähme palgaprogrammi. Siin on nüüd vaja kindlasti olla detsembrikuus. Oleme detsember 2022 ja kus seda kõige paremini kontrollida saaks, oleks nüüd väljamaksed ja deklareerimata maksuvõlgade aruanne. Et siin nüüd näidatakse seda tasu, mis on kuni detsembri lõpuni arvestatud, aga veel välja maksmata. Ehk siis makstakse välja uuel aastal. Ja seda netosummat, siin on toodud bruto ja käibeandmikus on neto.
et selleks, et nüüd seda võrrelda, peaks brutost lahutama kõik kinnipeetavad maksud ehk siis tulumaks, töötaja töötuskindlustusmakse ja kogumispension. Et see kenasti klapib. Kui nüüd on kinnipidamisi, siis kinnipidamised tuleks ekstra siit veel maha võtta sellest deklareerimata maksuvõlgade aruandest. Ja kuna me juba oleme deklareerimata maksuvõlgade kontrollaruandes, siis vaatame ühtlasi üle ka deklareerimata maksuvõlgade saldod. Et need siis leiab siit altpoolt, algavad nad 2460 ja sotsmaks on kõige esimene, 330 on õige, deklareerimata isiku tulumaks on õige. Töötuskindlustus, nüüd jällegi kaks summat siit kokku liita, annab 24 kenasti ja deklareerimata kogumispensioni makse on 20 eurot, nii nagu siingi on. Nüüd, kui ettevõttel on palgalisi töötajaid, siis peaks iga aasta lõpus hindama ümber puhkusetasu kohustust. Et see on nüüd selline summa, et töötaja on töötanud, on talle arvestatud puhkusepäevi ja selle puhkusepäevade eest teenitud tasu pluss siis arvestatud maksud peaksid olema siin konto peal. Ma tegin selle kande juba ise ära, aga selleks, et nüüd palgaprogrammist seda infot üldse saada, tuleks kindlasti jällegi olla detsembrikuus ehk siis majandusaasta lõpukuus ja võtame selle siit töökatkestused ja puhkusekohustused alt. Nii, siin on näha ka, et seda kuupäeva ei saa muuta, et sellepärast ma ütlesingi, et olge selles kuus ja koostame aruande. Nüüd meil on siin üks töötaja. Tema kasutamata puhkusepäevi on 4,68 selle töötatud aja eest arvestatud ja puhanud ta ei ole. Et siis nüüd puhkusekohustus koos maksudega peaks olema see, mis on nüüd aktivas puhkusetasu kohustus siin kontol kokku. Et kui on nüüd ettevõttel esimene aasta, siis teetegi selle kande nende summade järgi, puhkusekohustuse summa kokku, sotsmaks, töötuskindlustus ja need siis annavad kokku selle puhkusetasu kohustuse siin. Kui on mitmes aasta, et tuleb ümber hinnata, siis see kanne tuleks teha nüüd aktivas, finants- ja pearaamatu kanded alt ja ainult muutuse kohta. Ehk siis, kui meil nüüd eelnevalt oleks olnud siin 35,88 ja nüüd uus saldo 2022. aasta lõpuga on 135,88, siis kanne tuleb teha 100 euro kohta. Ja palgaprogrammi osas siis olekski kõik. Nüüd meil tasumisele kuuluvad käibemaksud said ära, maksuvõlad said ära, võlgnevusaruandvatele isikutele ei saanud ära. Ehk siis me peame nüüd minema aktivasse tagasi ja nagu ma mitu korda olen juba maininud, ei väsi kordamast, et kui tarnija, ühesõnaga aruandev isik on meie programmi jaoks ka tarnija ja selleks, et seda saldot nüüd kontrollida, tuleks minna ost ja ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne alla. Siin jällegi aasta lõpp, võlaliigiks läheb võlad aruandvatele isikutele, ostearuanne. Nüüd siin on nüüd näha plussiga summa, eks ole, tasumata veerus 50 eurot. Aga meil käibeandmikus on siin ainult 40. Ehk siis siin on tekkinud mingisugune viga. Ja kuidas seda nüüd viga leida, on nüüd jällegi soovitan jällegi võtta bilansi.
et kui ei tea täpselt, kust kuust see viga on tekkinud, siis võtkegi kuu, perioodide arv 12, 31, 12, 2022 ja koosta aruanne. Et otsime nüüd selle konto siit ülesse. Võlgnevusaruandvatele isikutele on, enne me tegime ju tasaarvelduse, et siin on näha, et on olnud, me tegime tasaarvelduse, eks ole, 50 euro ulatuses selle ettemaksuga ja meil oli siin veebruaris nüüd 100 eurot, aga äkitselt on saanud sellest 90. Et vaatame, mis kanne nüüd siin olnud on. Et kui vajutada selle sinise summa peale siia märtsi peal, siis me näeme, mis siin toimunud on. Näidatakse kohe pearaamatut. Et kui ma tahaks nüüd kontrollida selle tehingu õigsust, et isegi kui siin dokumendi veerus pole mitte mingit numbrit, siis ma saan siia peale vajutada ja siis programm näitab seda kannet. Ja siin on nüüd näha, et tehingud ja klientidega. Ühesõnaga, me peaksime nüüd üles otsima selle pangamakse, et jätame meelde selle BA6 ja vaatame, et pangast on läinud välja, Swedbankist on see läinud välja ja otsime selle kandenumbri järgi selle kande üles, et selleks läheme siis maksed ja see tehing oli tehtud Swedbankis, maksete nimekirja lähme ja nüüd vaatame siin BA6. Et kui nüüd see lahti klõpsata, ärge siin sinise kandenumbri peal vajutage, siis tuleb lihtsalt see raamatupidamiskanne lahti, et vajutage ükskõik kus mujal. Nii, ja nüüd ta teeb meile selle kande lahti ja siin on nüüd muud väljaminekud. Et nagu ma ikka ei väsi kordamast, et aruandev isik on meil tarnija ja alati aruandva isiku puhul peaks olema siin tehingu liigiks siis tehingud tarnijatega. Et vaatame selle summa siit ära, siin on 10 eurot välja läinud, muudame seda makset ja tehingu liigiks paneme tehingud tarnijatega. Valime siit meie aruandva isiku Mart Muraka ja näitame, et ta on 10 eurot saanud ettemaksu ja summa jääb siis samaks, et seda kindlasti kontrollige, et see lõppsumma jääks samaks. Nii, ja salvestame ära. Ja nüüd ju tekkis meile üks ettemaks juurde ja meil oli võlg ka veel üleval, et 40 eurot. Et nüüd lähme teeme selle tasaarvelduse ka ühtlasi ära, et kui vajutada nüüd siia maksete valiku peale, tasaarveldus klientide tarnijate all siis uus makse. Nii, siia dokumendi kuupäevaks jääb see, mis on, ehk siis aasta lõpp. Ja nüüd tuleb osaline tasaarveldus, millest ma enne ka rääkisin, et väiksemale summale paneme linnukese ja summa lahtrisse kirjutame ise selle summa. Nii et tasaarvelduse summa tuleks kokku 0 ja salvesta. Nüüd on see käibeandmik natukene aegunud, aga me vaataks üle veel korraks, ma enne unustasin näidata siin paar asja, et põhivara müügi puhul kasumiga. Nüüd programm teeb müügihinna, summa paneb siia põhivara müüki ja müüdud põhivara jääkmaksumusest siis võtab miinusega maha, et kui kasumiaruannet vaadata, siis muudesse ärituludesse jääb siis nende vahe, nii nagu õige on. Ja siin on nüüd põhivarade amortisatsioonikulu, et seda saab ka võrrelda nüüd selle põhivarade koondaruandega, et võtame selle veel korraks lahti. Nii. Eelmine aasta koostaruanne, et nüüd kogu kulumperioodis ehk siis nüüd mõlemate gruppide peale kokku peaks andma selle, mis on nüüd põhivarade amortisatsiooni kulul
siin lõppsaldos. Ja kulude-tulude osas ma näitaks veel palgakulu ja sotsiaalmaksukulu kontrollimist, et selleks läheme nüüd palgaprogrammi. Et neid andmeid saab siit tasude arvestuse alt. Kui te klõpsate tasude arvestuse lahti, võtate tasude tundide aruande ja kuna me oleme nüüd 2022. aasta detsembris, siis valime jooksva aasta ja koostame aruande. Et siin on näha nüüd need brutosummad kokku, et see summa peaks kokku minema nüüd selle summaga, mis on palgakulu kokku. Et sellega me teeme lihtsalt kindlaks, et siin ei oleks mingisuguseid lisakandeid kogemata nendele kontodele tehtud. Ja nüüd see konto siin sotsiaalmaksukulu koosneb aasta jooksul sotsmaksu ja töötuskindlustusmakse kulust, et kui need kaks asja siin kokku liita, siis need peavad andma ka selle sotsiaalmaksukulu lõppsaldo summa. Puhkusekohustuse kulureserv, need tulevad sellest puhkusereservi korrigeerimisest. Ja siis meil vist ongi kontrollimisega kõik. Et ma panen selle käibeandmiku siit nüüd kinni. Ja nüüd selleks, et nüüd seda majandusaasta aruannet sinna RIK-i saada, seda faili, tuleb minna siis Aktivasse, võtta finants, majandusaasta aruanded. Siin, kuna sellel ettevõttel nüüd on esimene aasta Aktivas, siis vajutame, siin ühtegi majandusaasta aruannet ees ei ole, vajutame uus aruanne. Siit peaks siis valima selle aruandlusperioodi ja perioodide arvuks valige ainult aruandeperiood, et siis ta toob ainult selle 2022. aasta ja see äriregister täidab ise eelneva aasta ära, kui see on olemas. Nüüd aruande vormi peaks valima siis vastavalt sellele ettevõtte finantsnäitajatele, et siin üleval on toodud üks selline spikker, et missugust siis valida. Ja selle ettevõtte puhul on küll tegu mikroettevõtjaga, aga mina valin siit väikeettevõtja, sest alati suuremat aruande vormi võib valida ja esitada. Ja lisaks siis mul on võimalus veel valida, kas ma soovin rahavoogude aruannet või ei soovi. Väikeettevõtjal ei ole see kohustuslik ja ma jätan selle praegu valimata ja siis lisame aruande ära. Et programm teeb siia valmis mulle siis bilansi kasumi aruande, kõik summad on ümardatud ja vastavalt siis väikeettevõtja sellele aruandele on need read siia toodud. Ja kui ma nüüd avastan, et tahaks ikkagi seda rahavoogude aruannet ka, siis seda saab alati juurde valida, kui minna siia aruande vormide valimise nupule, kui panna see rahavoogude aruanne siin sisse, salvestada, siis programm tekitab siia rahavoogude aruande ka siia juurde. Ja ma võtan selle praegu siit ära. Ja kui nüüd selgub midagi veel, et oleks vaja siin midagi parandada, siis kustutate selle olemasoleva aruande ära, teete need parandused ära ja siis saate uue majandusaasta aruande siin lisada. Ja nüüd selleks, et seda faili saada, tuleb vajutada XBRL nupukest. Et ta tekib siia allalaadimiste allalaadimiste kausta siis arvutisse. Seda mõtet avada ei ole, seal on selline arusaamatu tekst. Et kui nüüd meil fail on valmis, siis tuleks minna äriregistrisse, majandusaasta aruannete esitamisse ja ma tegin teile sealt ka mõned pildid, et see majandusaasta aruanne tuleb seal siis lisada
ja see pilt, mis seal ette tuleb, on siis selline peale majandusaasta aruande lisamist. Ja selle faili üleslaadimine, mis me nüüd Activast saime, käib siit aruande XBRL laadimise nupu alt. Ja kui nüüd sinna vajutada, siis tuleb meil ette selline pilt. Ja vali fail nupu alt saate selle aruande XBRL faili siis üles otsida ja siin faili perioodiks valime jällegi ainult aruande perioodi ja salvestate ära, siis sealt failist tõmmatakse see info põhiaruannetesse, et bilansi ja kasumi aruande ja rahavoogude aruande saab siis sellest XBRL failist, et kui on vaja mingeid lisasid täita, siis need tuleks ettevõtja portaalis ise ära täita. Ja kui nüüd juhatus otsustab jagada ka dividende, siis dividendide kande leiate meie kodulehelt, et lähme sinna esilehele, lähete siis tugi alla, Merit Activa juhendid ja nüüd kõik Activa juhendid leiate siit Activa juhenditest, aga see dividendide kanne on Activa kasutamisel tekkinud küsimused all. Et siit leiate ka igasuguseid häid juhendeid ja dividendide kajastamine Merit Activas on siis siin. Ja dividendide kanne käib alati juhatuse otsuse kuupäevaga uuel aastal, et see käib siis finants- ja pearaamatu kanded alt. Ja siis, kui majandusaasta aruanne on nüüd esitatud, siis mis Activas veel teha tuleks, on see, et minna majandusaastatesse siin seadistuste all. Nii, lähme nüüd majandusaastatesse tagasi, enne me siin käisime, et kui nüüd 2022 aasta aruanne on tehtud, siis avame selle majandusaasta topeltklõpsuga ja võtame selle aktiivsuse linnukese siit maha, et ei saaks enam sinna perioodi neid kandeid salvestada. Nii. Ja lisaks võib veel panna siia peale salvestamine lubatud perioodis, siis alates uuest aastast 01.01.2023, et isegi kui te sooviksite siia midagi salvestada, mingi kuupäev valesti, siis programm ütleb, et sinna ei saa salvestada. Niimoodi võib kinni panna ka käibedeklaratsiooni juba esitatud perioodi käibedeklaratsiooni jaoks neid kuupäevi, et näiteks kui mul jaanuar 2023 aasta käibedeklaratsioon on juba esitatud, ma ei tea, 1. veebruar 2023. Nii, ja siis olekski Activa ja palga poolt ilmselt kõik. Et kui nüüd peaks tekkima küsimusi töö käigus, et ei leia mingisuguseid vigu üles või muid programmialaseid küsimusi, siis saate alati helistada, kirjutada meile, et kontaktid on saadavad nüüd siin. Nii. Ja siin all, et meie klienditoe number on siin, e-posti aadress ja lisaks on võimalus veel kirjutada siia chati aknasse, et saate kõikidele oma tekkinud küsimustele veel vastused. Aga Annike, kas sa oled olemas? Nii, olen täiesti olemas, et minu poolt ka suur aitäh kõigile, kes te täna siin meiega olite, suur aitäh Dianale, et ma usun, et kõik said palju selgemaks, kuidas see majandusaasta aruande esitamine käib ja suur aitäh ka Ekateriinale, kes siis kiirelt kõigile küsimustele vastas. Et umbes nädala jooksul saadame siis teile kõigile ka järelvaatamise lingi. Ja lisaks lisame selle järelvaatamise lingi ka Meriti kodulehele videojuhendite alla, lisame selle Meriti Facebooki ja Merit Tarkvara YouTube'i.
et suur aitäh ja kui on tõesti küsimusi, siis Meriti klienditugi on valmis teile kõigile vastama. Aga ilusat kevadet kõigile! Head aega!